Hispaanias on võimas loodus ja meeletult kaunis arhitektuuri. Kuna ma olin mitu päeva käinud mööda linnasid ja vaadanud neid kaunistustega vanasid majasid, siis mulle tundus, et tuleb võtta väike paus ja teha vahelduseks midagi muud. Kui suvel ja ilma koerata oleks läinud lihtsalt randa, siis nüüd olid tingimused veidike teised. Esiteks pole rannas väga midagi teha peale jalutamise. Ja kui oleks suvi, ega siis koeraga sinna ju ka ei lähe. Nii et siis ma jäingi vaatama, et mis matkarajad või asjad on. Ja tuli otsinguga välja, vaatasin seekord TripAdvisorit ja sealt tuli otsinguga välja, et ligemale 12-13 kilomeetri kaugusel on üks vahva järv, mida kindlasti tasuks külastada ja selle juures on ka matkarajad. Ja nii oligi ja siis ma sinna kohale läksingi. Selle järve peal saab ka nende samade paatidega sõita, mida siin videos on näha. Ja hiljem päeva jooksul seal inimesed sõitsidki, et ma ise ei läinud ja hommikul tegelikult oli jahega aega, ei olekski tahtnud seal järve peal olla. See koht on kohe sõidutee ääres ja parkla samamoodi, et sellest ei ole võimalik mööda sõita niiviisi, et ei märka. Matkarad oli seevastu väga tore, lookles läbi metsa ja viis tegelikult mere äärde välja. Ainuke häda oli see, et rajal endal ei olnud mingisuguseid silte ja kohati läks rada 4. Ma just suurem asi hea orienteeruja ei ole ja ega mulle eriti meelde ka ei jää, kust ma tulen ja kus ma edasi lähen, et sageli teen ma lihtsalt pildi, et umbes pärast mäletaks. Ja loomulikult ma eksisin ära, ma lõpetasin kuskil maanteel. Siis tulid mulle vastu neiud, keda ma olin tegelikult kohanud ka matkarajal, küsisin, et kuulge, kummal pool see järv on, kus ääres need paadid olid. Siis nad näitasid mulle suuna kätte ja siis ma olingi kuskil kilomeeter eemal. Nii et sain tukriga siis mööda maantee äärt kõndida pikalt. Koer oli selleks ajaks juba ikka väga-väga väsinud ja teda põhimõtteliselt pidi nagu järel lohistama, et üldse kuskile liiguks. Et tema oli oma selle päeva kõik sammud ära teinud ja talle täiega aitas. Et kui me lõpuks autosse jõudsime, siis tema jäi kohe nohinal magama, ei olnud mingit juttugi. Matkarajal oli teisi inimesi veel, et mitte just palju, aga ikkagi oli. Seal vahepeal läks tee selliseks, mitte asfalt, aga mingi asfaldilaadne asi. Ja siis seal tegelikult sõitsid ka jalgratturid, et koeraga pidi ette vaatama, et rihma liiga pikalt üle tee ei lase joosta. Koht ise oli muidugi väga-väga kaunis ja kogu see rada, et kindlasti tasub külastada. See nüüd on hoopis teine veekogu kui see esimene, kus need paadid olid, aga see on siis selle vahetus läheduses, et põhimõtteliselt, kui sealt paatide kohast minna natuke edasi ja üle tee, saab kohe jalgsi, siis kohe hakkavadki need matkarajad pihta. Ja selle järve kaldal oli ühes kohas ka pilt, kus oli öeldud, et võib olla kilpkonnasid. Et kui on kilpkonna, ma ei tea, pojad või munad, et siis helistage kuskile numbrile, aga küllap need on mingil kindlal ajal. Kui TripAdvisorisse panna sisse Valencia ja siis things to do, siis ta tegelikult viskab selle sama järve, kus need paadid on ja ka selle matkaradade kompleksi ilusasti ette. Mina ka päris palju vaatan TripAdvisorit ja sealseid reviewsid ja selle kohta oli öeldud vaid positiivset. Et kellel on kaasas jalgratas või elektritõuks, siis tegelikult sellega on ka päris äge mööda seda
siledad teed sõita ümber selle veekogu. Eelmisel päeval olin ma ostnud mõned tomatid ja siis ma nüüd otsustasin esimest proovida. See oli nii hea. Täpselt selline, nagu üks suvetomat meie mõistes olla võiks. Täiuslik. Kilohind oli umbes 1,30. Enne edasisõitmist täitsin ka oma 1 veepudeli ära. Mul on kaasas 2 sellist pudelit. Et mõlemad on siis, mis ta on, 5 liitrit vett, kokku 10 liitrit vett. Mul on tegelikult kodus sellised kokku volditavad veepudelid ka, mis oleks olnud palju mõistlikum kaasa võtta, aga ma lihtsalt unustasin need maha. Mis teha, juhtub. Hispaanias on see hea, et tegelikult vett ei pea ostma, seda lihtsalt saab nii-öelda kaevust. Edasi ma sõitsin veel natukene seal samas piirkonnas ringi, et tegu oli siukse põllumajanduspiirkonnaga, et seal igasugu asju kasvatati. Lihtsalt, et näha eluolu, päris elu. Võib-olla seda, kuhu nii väga turiste ei viida. Oli jälle üks põnev päev. Aeg-ajalt on mõnus tegelikult linnast ära saada. Aga oled 1 päeva kuskil Naturas ringid vatsinud, siis võib jälle minna ilusat arhitektuuri vaatama ja erinevaid linnakesi. Ja neid linnasid on siin ikka omajagu ja kõik nad on nii ägedad. Igal pool on ägedat arhitektuuri ja mõnusat melu. Aitüma, et sa tulid seda videot vaatama. Kui sa veel seda kanalit ei follow, ei jälgi, siis palun tee seda. Mõnusat olemist, päikest!